Nii, meil on siin inimesed kohal ja seda on suur hea meel tõdeda ja tere päevast jälle kolmapäeval kell 5, igal kolmapäeval kell 5 me siis alustame meie webinariga Admiral Marketsi peakontorist siit Maakri tänavalt ning räägime siis kauplemisest ja erinevatest strateegiatest. Ja tänud kõigile, kes te olete siia jälle kogunenud ja siis let's do it. Et siis kõigepealt nagu ikka, kuna me oleme reguleeritud erinevate finantsasutuste poolt, siis me peame igal ajal seda kõike teile meelde tuletama, et finantsinstrumentidega siis kauplemine on kõrge riskiga tegevus ning ei pruugi kõigile nii-öelda investoritele sobida ning enne kliendilepingu sõlmimist siis peaksite alati konsulteerima näiteks spetsialistiga, et kas see on teie jaoks ja täna siis räägime päevakauplemisest. See on siis osa 2 sellest koondwebinarist, mis meil siis eelmise ja selle webinariga seoses on nii-öelda kokku pandud ning täna siis käsitleme täpsemalt siis topelttippe ja topeltpõhju ja räägime sellest, kuidas me neid kõige paremini oma kauplemises ära saame kasutada. Ning samuti vaatame kõige tähtsamaid aegu kauplemiseks, vaatame, kus ja millistes piirkondades tekivad kõige paremad setupid ja lisaks leiame siis need setupid ka live marketitelt üles, kui meil jääb aeg, ma loodan, et jääb, et olen niimoodi ette valmistanud, aga jah, päevakauplemine siis minust natuke olen ka päevakaupleja, see tähendab siis sisuliselt seda, et me on olemas swing-kauplejad ja päevakauplejad ja siis pikaajalised investorid, swing-kauplejad loodavad siis hoida alates 1-2 päevast kuni nädalani, päevakauplejad aga otsivad selliseid efektiivseid kohti, tugevaid hetki nii-öelda turul ja lähevad siis nendega kaasa ning väljuvad tehingutest samal päeval võimalusel. Samuti siis momentum ja break and retest. Ja Admiral Marketsis siis korraks, et kindlasti olete väga heades kätes, kui kasutate oma kauplemisel Admiral Marketsi teenuseid. Meil on üle 8000 finantsinstrumendi, üle 20 riigis oleme me esindatud. Eesti vaieldamatult edulugu finantsmaailmas ning oleme reguleeritud nii Inglismaa, Austraalia, Küprose kui ka Eesti finantsasutuste poolt ja madalad kursivahed kõigile paaridele, mida üks kaupleja võiks nii-öelda kaubelda, ehk siis kõik peamised minors ja cross-pairid on meil väga heade kursivahedega. Eksootilistest hetkel ei räägi, kuna neid ise ei kauple ja siin me neid ei käsitle. Ning kõik kauplemisplatvormid, mida iganes põhimõtteliselt süda lustib, et kõigile platvormidele või kõigile nii-öelda device'idele on MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 olemas. Aga jah, tere tulemast siis tagasi päevakauplemise maailma ning jällegi natukene kordame üle, mis me eelmisel korral rääkisime, et päevakauplemist on tõesti võimalik nii-öelda teostada ja päevasiseselt siis on võimalik kaubelda, kuid selleks peab alati olema hästi ettevalmistatud ja üks peamine asi, mida on siis vaja teada, et me teame, millal tulevad uudised ja edaspidi siis räägime sellest, kuidas oleks nii-öelda, kuidas need turutegijad siis turgu nii-öelda mõjutavad, et meil on siis 4 peamist tüüpi Forex turul osalejatest, et on turutegijad, dealerid, need on siis suured sellised suure nii-öelda massiga mängijad, kellel on võimalik turgu liigutada. See on korporatiivsed kontod, spekulandid, keskpannad. Korporatiivsed kontod põhimõtteliselt on siis see, et suur ettevõtted näiteks nagu USA-s Caterpillar, Jaapanis Mitsubishi ja sellised, nad teevad miljardites dollarites tehingut ühe päeva jooksul ja neil on siis vaja valuutast vahetada, eks ju. Aga dealerid, ehk siis need, kellel on samuti suured nii-öelda
sellist suurt likviidsust pakkuda, et nemad siis teavad, et turg liigub üles-alla ja 80% ajast oleme me siis sellises nii-öelda konsolidatsiooni nii-öelda perioodis, kus turg väga impulsiivselt ei liigu. Iga kaupleja unistus, nagu ma olen ka varem rääkinud, on siis saada just osa nendest impulsiivsetest hetkedest, aga selleks peab alati olema valmis, sest kunagi keegi ei tea, millal nad tulevad. Ja nad saavad siis aru, et kunagi ei tohiks esimest hinda usaldada, et siis alati, kui meil tuleb mingisugune suur uudis välja, siis alati eksitatakse nii-öelda tavakauplejaid ja ka professionaalsed kauplejad ja isegi teisi institutsioone, et eksitatakse neid, viiakse valele poole ja siis kaubeldakse neile vastu, sest et selleks, et turg saaks liikuda, on vajalik likviidsus, ehk siis keegi peab sult selle raha ära võtma, et turg saaks nii-öelda, kui turg läheb alla, siis on vaja ostjaid selleks, et turg saaks alla minna, sest et muidu ei ole piisavalt likviidsust. Ja diilerid siis alati kauplevad trendile vastu, aga nad kauplevad just sellistes kohtades trendile vastu, kus kohas hind hakkab nii-öelda näitab selgeid nõrgenemise märke ja neid on tegelikult väga hästi turgudel ka näha. Ja tema siis mõtleb, kuna tema tahab siis turule vastu kaubelda, siis tema peab nii-öelda trendist siis erinema, et tihtipeale turudiilerite nii-öelda jätavad endast suure jälje nii-öelda turule, kui turg on sellises, ütleme, ta läheb kogu aeg alla, kõik juba mõtlevad, et me nii-öelda jätkame trendi ja trend on tugev, aga kes on vähegi kogenumad, nad tunnevad seda hinna nii-öelda visualiseerivad hinna tugevust ja siis ühel hetkel ta saab otsa ja siis tuleb see nii-öelda, kuna seal on hästi palju müügi nii-öelda tehinguid, kõik juba nii-öelda müüvad, siis tuleb see turutegija ja teeb selle massiivse suure orderi, näiteks müügitehingu puhul ta ostab selle nii-öelda hinna ülesse ja põhimõtteliselt see on nii impulsiivne, et võib-olla see tihtipeale ei jõua isegi midagi teha ja siis see hind suudab alati jälle alla tulla, mitte alati, aga või suur tõenäosus on, et ta tuleb alla. Nad niimoodi natukene hirmutavad nii-öelda selle hinnategevusega. Aga mida me siis sellest saame õppida? Et saame õppida kindlasti seda, et diilerid saavad teha raha ainult siis, kui orderid täidetakse, ehk siis keegi peab andma selle vastu nii-öelda tehingu, et turg saaks liikuda, eks ju. Ja nad suunavad hinna alati sinna, kus on ootel kõige suure arv tellimusi, ehk siis limit orders. Ja diilerina siis me teame, et hind ei liigu ainult nii-öelda ühes suunas, vaid ta liigub nii-öelda põhimõtteliselt üles-alla 80% ajast. Seda me peame siis nii-öelda teadma ja päevakauplejatena me siis üritamegi mõelda nii nagu market makers, et siis hinna pöördumistele. Ja hinnad pöörduvad just nimelt sellistes kohtades, nagu on tipud ja põhjad. Et nii-öelda tavaliste inimeste poolt on ikkagi see suurem osa turgudest mõjutatud, kuigi me teame selline nii-öelda huvitav fakt, et umbes 85% turgudel kaubeldatavast nii-öelda tehingutest on tegelikult tehtud robotite poolt, aga see ongi see 85%, et see või 80% see nii-öelda üles-alla, eks ju, aga siis kui nii-öelda tulevad impulsiivsed nii-öelda move'id, siis on inimese käsi suures osas mängus. Ja siis tipud ja madalikud põhjad ja tipud ja ümmargused numbrid pakuvad siis meile kauplemiseks häid võimalusi ning miks siis tipud ja põhjad on siis sellepärast, et sest sealt on alati palju stop-losse ja seal on siis põhimõtteliselt atraktiivsed tingimused selleks, et hinda nii-öelda taas ühest või teises suunas nii-öelda liigutada hakata, et rääkides sellest eelmisest slaidist korra veel, et turg on ikka kaubeldav inimeste poolt, siis inimesed mõtlevad sellest turgudel kauplemisest nagu äri tegemisest, eks ju, et nad tahavad saada võimalikult head hinda ja võimalikult hea hind ongi siis kas tipus või põhjas. Ja kui me liidame sinna selle kollektiivse nii-öelda mõistuse, ehk siis iga inimene soovib just saada parimat hinda ja parim hind on siis kas siis eelmises tipus või
eelmises põhjas või siis näiteks eelmise päeva või eelmise nädala tipus põhjas, siis see nagu hakkab sellises kollektiivses mõistuses suurt rolli mängima, eks ju. Aga vaatame mõningaid näiteid, et Eurust 15 minuti graafikul näiteks, kui me vaatame seda tippu siin, siis see on sisuliselt ilus break and retesti nii-öelda tehing, et sinna me nii-öelda jõuame sellest, ma räägin täpsemalt, kuidas see kõik käib, et hind, kas ta läheb üles või alla, kui ta suudab murda eelmise tippu, siis ta tuleb suure tõenäosusega tuleb retesti tegema, et siis see hetk on nüüd kaks võimalust, kas me liigume uuesti ülesse või siis me teeme sisuliselt nii-öelda fake out'i, tuleme siia alla ja siis teeme siit retesti ja siis läheme alla. Et see on üks selline nii-öelda, miks ta nüüd niimoodi läheb. Aga jah, et siin on jällegi selline mitte päris tippu või põhja nii-öelda näide, aga siin on selline demand zone, et supply ja demand. Demand on siis sisuliselt koht, kus paljud kauplejad järsku otsustavad, et nüüd on vaja üles liikuda. Et siin on siis nii-öelda nõudlus, see on siis nõudluse koht, et siis tulevikus, kui hind uuesti siia jõuab, siis on suur tõenäosus, et see nõudluse koht on jällegi nõudluse koht ja siis siin ta tegelikult seda ka näitab, et jällegi siin on hea selline tipu koht, et hind küll teeb siin väikse fake out'i või üritab nii-öelda läbi murda, aga ei suuda seda ja siis suudab jälle tagasi minna, et meie siis kaupleme seda siia tagasi range'i, et siis siia nii-öelda kauplemisvahemikku. Ja kuidas me seda kõike infot saaksime ära siis kasutada, et meil on kõige tähtsam, me tahame päevakauplejalt teada täpselt, millal mingisugune uudis on välja tulemas. Me tahame keskenduda eelmise päeva tippudele ja põhjadele ja näiteks eelmise isegi sellise graafiku, tunniajalise graafiku põhjadele tippudele on ka hea keskenduda päevakauplejatena, aga siis me peame olema kindlad, et me saame aru, kui tugev see praegune nii-öelda hinnategevus ehk price action on. Ja märksusväärselt ümmargused numbrid ja alati me otsime turu käest nii-öelda lisainformatsiooni ja lisa confirmation'id ja sellised tugevad küünlamustrid nagu pin bar, engulfing ja topeltpõhi, topelt nii-öelda tipp on selleks väga head nii-öelda annavad sellest väga hästi nagu märku. Ja topeltpõhi ja topelt tipp on siis ma ütleks, et üks kõige powerful ehk siis kõige võimsamaid nii-öelda mustreid kogu turul, et neid tasuks nagu jälgida, isegi väiksematel graafikutel on neid hästi näha ja ma räägin, et kui me vaatame mingisugust mustrit, psühholoogilist mustrit, selle taga on alati nagu inimpsühholoogia, et kuidas me peaksime seda topelt põhja või topelt nii-öelda tippu mõistma on siis see, et kui me visualiseerime näiteks rugby meeskonda, et see nii kui see rugby pall mängu pannakse, siis nii-öelda ostjad ja müüjad, pullid ja karud hakkavad omavahel selle nagu võitlema, eks ju, ja siis ühel hetkel saab mingisugusel nii-öelda meeskonna saab see jõud otsa, eks ju, ja siis on eriti sellistes topelt põhjades või topelt tippudes on siis see hetk, kus ta ei suuda lihtsalt enam nagu nii-öelda edasi minna, et need on siis sellised nõrgemad kohad, kus kohas see tugevam meeskond saab teisest nii-öelda jagu, eriti kui see hinnategevus või hinna nii-öelda tugevus, kui ta on selline ascending nature, kui ta näiteks tuleb siit ülevalt alla ja tuleb niimoodi näiteks kogu aeg nii-öelda squeeze'ib sinna sisse, siis on väga suur tõenäosus, et sealt on hinna pöördumine kas või lühiajaline, aga on väga tõenäoline nagu. Ja kuidas see siis formatsioon toimib on siis, siin on muidugi ingliskeelne selline nii-öelda näide ka, aga siin on põhimõtteliselt see on ideaalne formatsioon, et nii müüjaid kui ka ostjaid nii-öelda lõksu püüda, ehk siis M või V formatsioon on siis see, et hind nii-öelda tõuseb, siin inimesed tulevad
saavad aru, et me oleme üles trendis, nad tulevad kuskil siit sisse, siis tulevad, näiteks siin tuleb üles, nemad hakkavad nii-öelda kartma ja siin inimesed tulevad juba nii-öelda müügipositsioonist, nad saavad aru, et see hinna järsk pöördumine tähendab seda, et me näiteks oleme siis trendi muutumas ja me tahame nii-öelda sisse tulla ja saada edaspidisest nii-öelda müügitehingust osa, eks, aga siis kui me läheme siia üles, siis need, kes siit alguses nii-öelda pikaks läksid, nemad on nagu õnnelikud ja võtavad juba võib-olla isegi siin uusi positsioone sisse ja need, kes siis siin on nii-öelda müügipositsiooni tavan, nemad saavad siin kas stopi või siis nii-öelda võivad uued nii-öelda pikad positsioonid sisse võtta siin, kuna nad saavad aru, et okei, siin oli mul vale, mul ei olnud õigus ja nüüd ma äkki teen näiteks selle kaotuse tagasi, kuigi selline mõtteviis kaupleja poolt on väga nagu mitte aktsepteeritav, et ma nüüd kaotsin, ma kiiresti chase'in, et ärge kunagi chase'iga oma seda tehingut, et kunagi ei tohiks kätte maksta turule, sest et turgu ei huvita sina kui indiviid mitte kunagi, et see on põhimõtteliselt sina versus sina. Aga see on juba kauplemispsühholoogia, millest me kindlasti räägime ka järgmistes episoodis, aga jah, et siin need, kes siin müüsid, nad siin on juba stop out ja siin võtavad võib-olla uusi longe sisse ja need, kes siin nüüd näiteks, kui me teeme selle V või M double topi nii-öelda formatsiooni, kusjuures tähtis on aru saada sellest, et see double top või topelt tipp ei pea alati suure tõenäosusega, et ta ei jõuagi sellesse järgmisse tippu, vaid ta hakkab nii-öelda juba varem siit minema ja samuti topelt põhja puhul on see niimoodi. Aga jah, need, kes siit pikaks läksid, nad on siin juba stopped out ja siis kui me selle nii-öelda põhja siin murrame, siis tegu on põhimõtteliselt confirmed nii-öelda double topiga ja siit me saame nii-öelda edasi nii-öelda purjetada seda trendi, et sihuke see psühholoogia on, et ta nii-öelda nii ostjad kui ka müüjad võtame siis lõksu ja võtame nii-öelda nendest formatsioonist siis välja. Aga võite siis vaadata korra endal veel vasakusse peopessa, et siin on see topelt tipp või M-pattern sellisel naturaalsel kujul olemas, et nagu Fibonacci või nagu inimmõistus teades, et kunagi hakkab see pattern suurt rolli kauplemises mängima, eks ju, aga tõepoolest on meie peopesal sellisel ilusal kujul olemas, nagu ta market nii-öelda turgudel ka esineb. Aga jällegi, lihtsalt ühest hinnamustrist ei piisa alati, et alati on tähtis see, et meil on mingisugune lisakinnitus ja kombinatsioon erinevatest nii-öelda faktoritest on alati väga tähtis ja selleks me siis peamegi teama, et kus kohas on need eelmised tipud ja põhjad, kui on näiteks eelmise päeva põhjas tekib veel eraldi üks topeltpõhi, siis see on väga suure tõenäosusega tehing, vähemalt lühiajaline. Aga praegu me räägime ka ainult lühiajalistest tehingutest, eks ju. See on kindlasti väga tähtis, et mis kauplemissessioonis me asume ja kuidas meil hetkel nii-öelda likviidsus on, et likviidsus on väga tähtis, me ei suuda oma väikeste nii-öelda kontodega, kui tahes suurusega ei ole, ikka on väike, me ei suuda turgu mõjutada. Ja siis tulevikus saame siis rääkida ka natuke indikaatoritest, aga praegu siis kiiresti heidame pilgu, millised on parimad päevad või parimad ajad päevasisesteks tehinguteks ja day tradingiks. Ja Eestis on parim aeg, suurim likviidsus põhimõtteliselt siis London Open, mis praeguse aja järgi on meil kell 10 ja siis Londoni ja New Yorgi vaheline aeg, mis on umbes kella 3-4 vahel, et seal on kõige suurem likviidsus ja market nii-öelda liigub, et vahepeal on ta selline nii-öelda uimane, aga vahepeal ma ei imesta, kui ka õhtul kell 8 tekib mingisugune väga nii-öelda järsk nii-öelda tehing,
või liikumine, mis võib anda päris head tulemused, et tihtipeale on hea idee jätta ka nii-öelda tehing pikemaks ajaks lahti. Turud võivad üllatada ja seda nad on näidanud nii mitmeid kordi, eks ju. Aga jah, vaatame siin Kiwi dollari nii-öelda näidet 5 minuti graafikul selline, et see on eelmise päeva tipp ja see on siis eelmise nädala tipp, et siin, nagu ma korra mainisin ka, et kui me näeme siin sellist M-formatsiooni, siis siit, kui me nii-öelda stalgime, kui meil on, ütleme, alert on siia pandud, eks ju, sellesse eelmise päeva tippu, siis sellised kohad neist on raske kohe niimoodi läbi murda. Kui me näiteks teeksime siin sellised, tuleme ülesse, teeme siin sellise nii-öelda lipu ja siis nii-öelda pressime siit läbi, siis on väga võimalik, aga üldiselt esimese korraga eelmise päeva tippe või põhju väga näljalt nii-öelda läbi ei lööda ilma nii-öelda katalüsaatoriteta ehk siis näiteks andmete avaldamisega või uudistega. Aga jah, topelt tipud, kui meil on alert siin, siis me näeme siin näiteks 5 minuti graafikul, me lihtsalt stalgime ja ootame, okei, nii, me oleme siin selles tähtsas regioonis ja nüüd me ootame ja vaatame, kas me saame mingisuguse pattern'i, mida me otsime, eks ju, ja siis kui me siit tehingusse siseneme, siis on siin väga ilus nii-öelda sell-off, et lühiajaline küll, aga ikkagi. Ja pound ust 15 minuti graafikul, siin on üks ilus 1200 round number, kust me siis siit ilusti läbi pressisime. Ja siin oli väike selline vihje ka turu poolt, me saime impulssi, selline kerge impulss, muidugi päeva või 15 minuti graafikul ma neid impulsseid nii tihedalt ei julgeks nagu vaadata, aga ikkagi impulss üles ja siin on selline flag, et hind keeldus alla uuesti minemast ja siis siit me lihtsalt pressisime läbida ja nüüd, kui me nii-öelda kaupleme ülalpool seda numbrit, siis see on nagu hea märk, et see suure tõenäosusega me oleme nagu ületanud selle nii-öelda barjääri, mis inimpsühholoogias siis on sellisel tähtsal kohal, et need ümardatud numbrid, nad on väga tähtsad. Kui näeme näiteks, eile oli väga hea võimalus Kiwi CAD-i müüa 0,84 juures. Hind natuke seal nii-öelda flittis selle numbri ümber, ta tuli alla, nii-öelda trappis natuke neid müüjaid ja siis tuli uuesti üles, võttis need stopid ära ja 84 pealt ja läks ilusti kohe nii-öelda korraks puutus 84 ja siis lihtsalt müüdi ta otse sealt. Minu arust oli 30 minutiga 40 pippi, oli siuke ilus liikumine, millest iga kaupleja oleks tahtnud osa saada. Et need on sellised ümmargused numbrid inimpsühholoogias väga tähtsal kohal ja eriti turgudel kollektiivses nii-öelda mõtlemiseks. Et pound Swiss 5 minuti graafikul samuti võtame selle tipu ja siit me nagu näha saame väikse fake out'i, aga selle, mis me siin, kui me ütleme, ootame selle hetke ära, kui me oleme siin, näiteks siis me saame juba võtta nii-öelda päevakauplejana, võtame break-evenisse ja siis annab turg meile ise märku, mis ta edasi teeb, aga siin on tegelikult ilusti näha ka, et me saime impulssi alla, siin tekkis väike siuke konsolideerumine, paar võib-olla fake out'i ja siis ta sai selle ilusa oodatud impulssi. Ehk siis me ei suutnud seda tippu ära valutada, eks ju, ja nüüd siis pound CAD, et ümmargused numbrid siin täpselt 1,60, 600, jällegi väga ilus selline. Turgudel on hästi tihti on selline komme, et ta tuleb ja pressib tal läbi nii-öelda, nagu saaksime selle nii-öelda läbimurde ja nüüd inimesed hakkavad saada aru, et aha, me oleme nüüd selle tähtsa leveli nii-öelda ületanud ja hakkame nagu alla minema, aga siis jällegi siin me saime selle ilusa pinbaari, eks ju, mis annab meile sellise ümmarguse numbri juures väga hea indikatsiooni, et siit on võimalik siit üles ilusti minna ja ütleme, et kui me siit läksime tehingusse sisse ja siia valime stoppi, siis ma näen juba siit silma järgi, et kui me oleme hästi kannatlikud, eks ju, siis me saame siit 1-6 treidi, mis on kauplejate maailmas ülikõva treid, et iga päev selliseid ei saa, kuna me teame, et 8% turg liigub suhteliselt minimaalsete nii-öelda liikumistega.
aga ja selles mõttes, et ma võin siin jahuda ja rääkida palju iganes. Ma ei saa mitte kellegi eest kodutööd ära teha ja see kodutöö võite seda teha 10 tundi, võite teha 1 tund, võite teha 30 minutit, sellest ei ole ikkagi kasu, sest et te peate reaalsetel turgudel ise igapäevaselt minema ja proovima neid teha, nii-öelda tehinguid teha, aga mis ma siit nii-öelda strateegiana nii-öelda välja pakun teile kauplejad, et vaadake selliseid lühiajaliseid graafikuid, 15-30 minutit, 5 minutit võib, aga ma isiklikult ei soovita, et 15 on väga hea graafik, mida vaadata. Märkige ära eelmist päeva tipud ja põhjad, pange sinna, vaadake ka ümmargusi numbreid ja pange sinna alerdid, trading views ja siis vaadake, kui need hakkavad nii-öelda, kui need alerdid saavad trigeritud, siis vaadake, kuidas hind käitub. Ärge kohe tehingusse minge, vaid vaadake, kuidas hind käitub. Ja siis vaadake, mitmel juhul ta suudab läbimurde teha ja mitmel juhul ta pöördub ja kui ta pöördub, siis ta läheb eelmisesse nii-öelda range ehk siis kauplemisvahemik. Ja kui ta pöördub, siis vaadake, kas ta andis mingisugused vihjed, et hind annab meile alati tegelikult sellise vihje, et kui sa oskad neid vihjeid lugeda, siis sisuliselt sa oled nii-öelda ära masterinud või aru saanud ühest kõige tasuvamast nii-öelda informatsioonist kogu maamuna peal, et seda tasub nii-öelda jälgida, aga see tuleb kõik nii-öelda läbi kogemuse. Ja turg tõepoolest annab meile siis märku, mida ta edasi suurema tõenäosusega teeb kui väiksema tõenäosusega. Et see turgudel kauplemine on üks tõenäosuse mäng ja ma ütleks topeltpõhja ja tipuga veel sellist asja, et see on väga powerful nii-öelda pattern, mis annab tihtipeale isegi sellise pikaajalisema trendi, kus on võimalik väga suure riski ja rewardiga nii-öelda tehinguid kätte näpata endale. Ja head kauplejad, parimad kauplejad, keda ma tean, nad kauplevad iga päev ainult ühte ja samad mustrit. Nad teavad täpselt, kuna nad on backtestinud, nad on järeltestinud seda mustrit, näiteks topelttippusid ja topeltpõhjasid. Nad kauplevad ainult ühte asja, need ei huvita mitte miski muu. Kui sa oled arst, kelleks sa õpid, by the way, umbes 7 aastat koos praktika ja kõige muuga, võib-olla isegi rohkem, 7 aastaga sa saad alles selliseks newbie arstiks ja sinu nii-öelda sissetulek on alati piir, siis sa ei saa, kõige paremad arstid, nad keskenduvad ühele kindlale asjale, näiteks on kõrvaarst, näiteks arst, kes tegeleb õlaga, näiteks arst, kes tegeleb põlvedega. Nemad on sellised põhilised professionaalid, kelle poole pöördutakse nii-öelda tippsportlased tulevad nende juurde, eks nemad teenivad kõige rohkem. Samamoodi on kauplemisega, et kui te tahate saada edukas kauplejaks, siis on vaja masterida üks asi korraga. Ja selleks on siis ideaalne võimalus oleks üks see setup või üks siis nii-öelda kauplemisstiil, üks näiteks tehing ja topeltpõhi ja topelttipp on väga ideaalne nii-öelda asi, mida võiksite kaubelda. Kui te selle järel testite, siis teil kaob hirm ära ja siis te saategi seda edukalt nii-öelda kogu oma elu, miks mitte kaubelda, eks ju. Aga selleks on vaja saada aru täpselt, mis teie eelis selle turu ees on, sest iga inimene tahab saada sellist eelist oma turu ees. Aga ja, kokkuvõtteks siis päevasisest kauplemine täiesti võimalik ja vägagi teinekord nagu nii-öelda isegi kõige parem. See küll eeldab kõige rohkem seda, et te olete kogu aeg nagu ninapidi graafikutes, aga see maksab ka kõige paremaid nii-öelda dividende, sest et ei anna turule väga palju tagasi ja 80% ajast on tõesti turud suures konsolitatsioonis ja te peate siis ära tabama selle 20%, aga te ei saa seda ennem ära tabada, kui te ei ole kohal ja ei tea, mida te teete, peate teadma. Aga seda te saategi ainult läbi kogemuse ja kogemus sisuliselt on kaotatud tehingud ja tehtud vead. See on see nii-öelda
kokkuvõte nendest tehtud vigadest ja õppetundidest on kogemus, aga jah, vaadake, kuidas hind reageerib eelmise päeva tipp ja põhjadele ning topeltpõhi ja topelttipp on väga hea pattern, mida nii-öelda kaubelda, et minge proovige demol järgi ja siis tulge live account'ile väiksema summaga, kui te olete nõus esialgselt riskima. Aga jah, tulge ka järgmisel kolmapäeval. Järgmine kolmapäeval räägime sellest, millised on edukate kauplejate isikuomandused ja siis kõigest sellest, kuidas oma kognitiivsete kaalutustest hoolt kanda ning psühholoogiast ja muudest asjadest, et iga kolmapäev reegage sinna kodukale, pange ennast kirja ja vaadake siis YouTube'ist järgi, kui ei viitsi siin laivis olla, et sellest me saame täitsa aru. Aga jah, loodan, et kõigil on olnud hea kauplemisnädal ja kauplemine on selline enese arengu viis, kuidas nii-öelda ennast harida, sest et kui te panite alguses tähele, siis 76% nii-öelda kauplejatest kaotab oma raha ja see on põhiliselt seotud sellega, et kauplemine käib inimloomusele natukene vastu, et me inimestena ei viitsi oodata, me ei viitsi teha tööd ja me tahame kõike kohe, aga see turgudel kauplemine ei käi nii, et siin peab olema külma närvi, siin peab olema tahet ja mis kõige tähtsam, peab armastama seda, mida me teeme, siis me ei anna nii-öelda alla. Aga selge, loodan, et siis näeme järgmine kord ja külastage meie kodulehte, kui teil tekib mingi küsimusi või siis vaadake meie pesarisse või kirjutage meile, joonistage. Olge moedad, aitäh ja tšau.